Me olemegi telehommiku köögis ja kui see asi teile siin laua keskel tundub, et see näeb välja nagu kaunistamata tort, siis umbes peaaegu nii see ongi. Tere hommikust, Diana. Tere hommikust. Me jõuame tänases telehommikus veel selleni ka, et tänapäeval on koogimeistrid, tordimeistrid läinud nii osavaks, et need tordid võivad välja näha nagu päris esemed ja inimesed ei suuda vahetki teha. Üks neist, kas see on päris? Kas see on päris või mitte? Kas ma võin katsuda? See ei ole päris tort. Ei ole? Ei ole. Päriselt? Ta näeb väga päris välja. Aga siin on kreem ikka peale? Kreem on peale, aga tegelikult on see tummi. Okei. Diana, räägi natukene võib-olla alustuseks üldse oma teekonnast. Kuidas sa jõudsid tortide tegemiseni? Umbes 10 aastat tagasi ma võtsin ette teekonna Tekosse. Läksin aastasele... See on teeninduskool, eks ole? Jah, teeninduskool Tallinnas ja läksin aastasele kondiitriõppele. Ja sealt ma sain nii palju julgustust ja sihukest indu, et alustada ise tortide tegemisega. Ja alguses said ikka tordid ju perele ja sugulastele ja sealt ta läks niimoodi vaikselt edasi, et samm-sammult ja järjest raskemate asjadeni. No siin taustaks ka võib-olla vaatajad said juba natukene aimu, et sa oled teinud küll aabitsakujulist torti, kooerakujulist. Kaabukujulist, kõige olulisem. Võib-olla see kõige kuulsam oli see kuulus kaabu tõesti, mille siis... Martin Helme vist ära sõi. Martin Helme täiesti edukalt ära sõi. Aga mida sa kondiitrina arvad sellest, et sult palutakse teha selliseid torte, mis kopeerivad mingit päriselu eset? Need on väga vahvad. Need panevad niimoodi kohe. Issand jumal, nii tore midagi saab jälle teistsugust teha, et selliseid torte ju saab, ma ütleks, igaüks hakkama. Kas sa oled mõne küsimise peale öelnud ka, et see ei ole võimalik? Praegu ei ole. Kohe hakkab alati, kui midagi küsitakse, kõik hakkab tööle, nagu arvuti läheb peas tööle ja mõtted hakkavad liikuma, et kuidas saaks, mida ma panen, mida ma ei pane. Mis kõige keerulisem on olnud? Tehniliselt näiteks just. No tavaliselt on sellised hästi erikujulised, mis on vaja suhkrumassiga katta. See suhkrumassiga katmine on selline hästi närve sööv, eriti kui on ühest otsast on kandiline ja teisest otsast on ümmargune ja siis proovi seda sinna ilusti peale saada. No ärme siis praegu nii keeruliseks lähe, aga kuna meil ikkagi vaatavad kindlasti ka telehommikut praegu inimesed, kes on ka võib-olla sellised, võib-olla alustavad tordimeistrid, võib-olla on juba väga kogenud, aga tahaks ka mingid võib-olla selliseid uusi nippe või lihtsamaid nippe juurde saada, siis mis on näiteks, kui ma kodus tahan teha nii, et mul on küll umbes selline tort, et sellega võib-olla ma saan hakkama, aga et ta näeks ka nagu veel efektsem välja. Mis on need lihtsad nipid? No, lihtsad nipid on see, kui sul on kodus olemas, praegu saab poest ka igalt poolt osta erinevaid otsikuid ja neid kilekotte on samamoodi poes olemas ja lihtsalt harjutada. Aga mis see mass seal kotis on? Mida on nagu kerge vormida, et ta ei oleks liiga, ma ei tea, vedel, liiga tahke? Minul on praegu siin sees toorjuust. Nõuab suhteliselt kõva pigistamist. Aga alguseks võib harjutada lihtsalt vahukoorega. Lihtsalt teed värsket vahukoort ja kohe hakkad peale panema ja nii saab. Aga nende otsikutega on ka ju, ta nüüd näeb välja selline, aga ta siit välja tuleb teistmoodi ikkagi. Seda tuleb harjutada ja vaadata, et mis siit välja kukub. Aga kas me võime äkki sinu näpunäidete järgi proovida midagi siin teha, et vaatame, mismoodi need erinevad otsikud töötavad ja toimivad? Mis need kõige levinumad on? Siin on üks selline külje peale tehtud. Ja sellest saab nüüd satsi. Satsi? Nii. See läheb profi demonstratsioon. Just kõigepealt. Mis asi on sats? Jah, et sellega saab nii-öelda ilusa kleidi ääre siia teha. Ahah, sa paned siia ääre peale? Ja pigistad ja siis... Ma võin keerata. Niimoodi, on nüüd näidata? Ja nüüd sa võid ise edasi proovida. Oota, mis moodi sa tegid? Sa panid selle otsa... See ots pane peaaegu vastu ja siis pigistad... Kuidas see loomulikult välja näeks? Ja just, et kummad poolt ma peaks lähenema. Tipp pane ikka vastu torti. Nii, seda pidi siis. Ja nüüd juba kuidagi ebaloomulik asend tekib. Ja hakka ühtlaselt pigistama ja siis sa näed, kui tuleb ja siis liigud edasi. Vaatajad peavad lihtsalt varuma väikese hetke kannatust, et saame õige varsti keerata selle Kristjani tehtud satsiga natuke kaamera poole, et siis näeb ka, et... Issand, kui palju peab kondiitritel jõudu olema. Ja tuleb. Ma annan Romile ka võimaluse proovida, palun. Nii.
ehk siis tugevasti tuleb pigistada. See on tõesti siuke. Ai, kuidas sul nii Pane kohe kiiresti? ots vastu. Nii. See ei ole sugugi nii lihtne, Diana. Sinul tuli see kuidagi palju lihtsamalt välja. Näe, kui ilus. Keerame seda natuke sinna kaamera poole ka, et inimesed näevad. Oi, kui ilus romil. Tuli küll, tõesti tuli väga ilus. Päris tugev, aga sa võid kindlasti proovida mõnda muud ka, äkki see sats ei olnud võib-olla. Näiteks sellega teeme roose. Nii. See kõlab lihtsamalt, kui see ilmselt tegelikult on. Samamoodi sellega hoiad, et kogu aeg kreem oleks all ja sellega pigistad välja. Sa pigistad sellega käega, mis lähema. Mina pigistasin tagumise käega. Mina ka samamoodi. Ma ka siit ülevalt. Okei. Vot see näeb siuke klassikaline selline nii-öelda profi kohviku. Sa hakkad keskelt ja natukene. Ja välja poole. Kuule, aga niimoodi see palju paremini tõesti, kui sa vajutad alt poolt. Kas ma olen eluaeg kõiki piparkokke valesti? Mulle tundub sama. Kõige olulisema nipi saime praegu kätte siit. Nii. Ja välja poole ja lõpetad. Kas tahad tõesti teha keskele ka selle suure? Ei, tee need sinna. Mulle tundub, et meie tort hakkab täitsa kena juba tunduma. Aga see kahjuks ei ole see, et ma saaks noa siia sisse lõpetada vist. Aga kui palju sa päriselt, Diana, ma ei tea, kui sa alustasid, samamoodi harjutasid neid erinevaid asju? Sellega ja ongi vaja lihtsalt harjutada, sest sa pead erinevad kreemid on erineva tihedusega, nagu tunnete siin ja kõik see töömeetod, kuidas sa hoiad, kas sa hoiad altpoolt, kas sa hoiad ülevalt poolt, et kõik see tuleb tegelikult ajaga sulle kätte. Aga nüüd sa teed juba pimesi täiesti. Kui iga järgmine roos on oli järjest suurem. Nii, aga oota, ärme veel siia roose panna. Tegelikult on ilus, vaata, tekib mingisugune teatav asümmeetria siia või kuidagi läheb nagu hästi. Nii, ja mis see üks oli veel? Mul on siin on veel hele. Aga heledaga teeme... Aga sul on veel sellised, millega sa saad kiiresti vahetada, ja? Jaa, just, et võtame teise otsa ja paneme siia. Ja siis saame näiteks teha siia alla ilusa ääre. Pigistad. Lihtsalt, sa teed niimoodi natukene... Põhimõtteliselt kellegil on täna õhtul pulmad ja ei ole torti veel tellitud, siis mul on tunne, et siin praegu üks väga hea kandidaat siin. Et natukene pigistad alguses kõvemini ja lähed tagasi ja tuled. Kõvemini tagasi ja tuled. Oota, kohe ma teen need valmis ja siis juba korra ma näitasin. Nii, kõvemini tagasi ja tuled. See ei käi üldse nii lihtsalt. Kõvemini tagasi ja tuled. Ehk et siis seda korra näitan inimestele ka muidu. Et need on minu tehtud. Ehk et siis tegemist on sellise ikkagi aega nõudva tööga, et see ei ole midagi, et lihtsalt kuidagi võtad selle, ma katsun natuke teha nii, et inimesed näeksid ka midagi. Mis need viimased trendid, Diana, praegu tordimaailmas üldse on? Mida inimesed helistavad? Seal käivad ju ka, ma ka ju jälginud igasuguseid videosid, asju, et vahepeal olid hästi popid olid need, mis need on, need koogid, kus niimoodi voolas justkui see glasuur pealt ülevalt alla ja... Ja need on praegu ka, et selles mõttes need ei ole mitte kuskile kadunud ja vahepeal, popide asjade kohta ma räägiksin seda, et need tulevad ja lähevad hästi kiiresti. Aga mis jääb alati? Siin oli pool aastat tagasi oli see, kus pandi pilt põlema tordi peale. See roos oli lihtsam. Pilt pandi põlema tordi peale. Just. Ja see trend kestis selline pool aastat ja Eestis vähemalt minu käest ei tellinud mitte keegi seda vahepeal. Nii et ma arvan, et ma ei oleks nõus seda tegema, sest see on nii ohtlik. Okei, nii. Ja kui me vaatame nüüd, mis me siis lõpuks kokku saime siin, see on Romi, see on sinu. Sa ei saanud jätta seda ka mõni mõte. See oli raske teha. Ja sinna on äravahetame sinna sarnane meie mõlema omad, mulle tundub. Kas see roos oli lihtsam teha, kui neid väikest äärt? Aga neid roose võib ka siia alla teha, aga väikse nipiga näiteks, et teed ringi. Nii. Väga tore, see on edasi jõudnud teile. Me niimoodi, me ei hakka proovima. Diana, väga tore, aitäh. Kodudes ka. Väikeste tordiotsudega juba annab nagu teha midagi lahedat sinna tordile peale. Aga Diana, me ei lase sind veel ära. Meil ootab ees meie versioon. Me panime selle eestikeelse pealkirja. On see tort? Ja vaatame, kui hästi siis Diana on lahendanud ülesande ühe käekotiga, aga sellest natukese aja pärast. Telehommik just liiga tihti mänge siin hommikuses eetris ei mängi, aga tänane saade on erand ja me oleme natukene šnitti võtnud sellisest rahvusvahelisest telesuperhitist ja teinud sellest oma väikese muganduse. Ja selle nimi on Netflixis jookseb on Is it cake? Me panime selle pealkirjaks On see tort?
seda peab ütlema nagu Maiki Tei saatejuht, seda ütleb, on see tort. Ja Diana on valmistanud ühe tordi, ma eeldan, et ühe tordi, mis näeb välja nagu käekott. Diana on üks, on ju? Üks. Ma igaks üks küsin üle. Me oleme olukorras, kus meie saatetiim on andnud endast kõik, et saatejuhid ei ole tõepoolest saanud neid, ma ei tea, siis kotte või torte lähedalt vaadata. Nad tõepoolest sõidutati siia stuudiosse nüüd siin viimasel sekundil ja meil tõepoolest ei ole mitte mingisugust aimu ega eelinfot, milline sellele laual olev siis käekott on tegelikult hoopis söödav. Meie ülesanne järgmisena on Romiga. Ma saan aru, et meile pannakse 20 sekundit käima, kuigi me peaks võib-olla mitte vaatama sinna poole. Otsustada kahekesi, milline neist on tort. Ehk siis neist neljast. Te võite kodudes ka vaadata. Seal on üks, mille me saame ära süüa, mis on päriselt tort, aga me peame selle ära tundma lihtsalt puhtalt visuaalselt vaadeldes. Me ei tohi seda katsuda ega nuusutada. Sa oled valmis, Romi või? Ei ole, aga teeme ikka. Kas me paneme kella käima? Paneme kella käima. Palun kell. Mina ütleks, et ma valiks nende kahe äärmise vahel. Mis on ekraanipoolsemad, need kaks, sest et need teised tunduvad mulle natukene liiga kuidagi sametsed. Vaatame kettide. Ma just mõtlesin, mina pakun selle kõige Diana poolsemat. See, kus on kuldse ketiga. Okei, mitte kõige ekraanipoolne. No ma valin nende kahe vahel. Meil on 3, 2, 1, mis me paneme. Selle juurde, mis te pani ekraanist teine. Ja, Diana poolne. Ja, see, mis on Diana otse tema ees, siis teada. Ma peaks nüüd Diana nägu vaatama. Ühesõnaga, lukus. Nii, ühesõnaga, veel kord, jääb siis see, mis teil on suures plaanis praegu seal, see kott. Ei tea, mis me läheme siis Diana juurde ja lükkame selle laua või palume Keiti, ole hea, tule, me siis hoiame veel eemale nii kaua, tule hea, aita Dianal paika lükata, siis me tuleme sinna. Ma saan aru, et me oma otsust muuta enam ei saa, täpselt nii nagu me selle siit distantsilt langetasime, täpselt nii see jääb ja me saame siis proovida, et kas noa sisse löömine sellele. Kas sa tahad tulla, võtame koos või? Ei, siis see näeb välja nagu meil oleks pulm. Ei, no aga tegelikult ka, et siis on vähemalt üllad, no las ta olla nagu pulmades, aga ma ei saa sellest praegu isegi aru, kas me eksime või mitte. Ma kahtlustan, et ma vist nüüd saan aru, kui ma väga lähedal olen, et me, aga olete valmis või? Nii. Kas võime lõigata keskelt või? Või on midagi? Kelle käe? Kui keegi, nii. Kas sul tundub, et see nuga tahaks nagu sinna sisse minna või? Lähme, proovime nii. 3, 2, 1. Ja oli. See on tort. Ma võin siit natukene lõigata läbi selle, siis on näha ka. Aga Diana, ma pean tunnistama sulle, ma keeran selle siia poole. Meeletult hea töö, sest mina arvasin, et see on ikkagi, et me peame natukene kuidagi teesklema, et see ülesanne on raske, aga see oli päriselt raske. Tead, mis nüüd ma praegu vaatan? Ma olin täiesti veendunud, miks ma võtsin selle keti järgi, sest see kett oli kuidagi nagu kummaliselt siin. Ma mõtlesin, et see on suhkrust või millestki tehtud. Aga see on päris mis päriselt. See on päris hea muidugi. Aga ma olen ikkagi selles suhtes täielikus hämmingus, et ma ei tea, kuidas sa saavutasid. Okei, ma saan aru, et musta värvi on võimalik, aga ma ei tea, kas kaamera saab näidata neid õmblusi siin. See on nagu perfektne naha õmblus. Keerata siia poole äkki siit, jah? Kuidas räägi, palun? Kuidas sa tegid? Selle jaoks on täiesti tööriistad, mis imiteerivad neid õmblusi ja väga lihtne on teha. Lihtsalt võtad selle ja rulli taga mööda suhkrumassi. Ongi, jah? Ja tekstuuri muidugi tuleb jälle koduste vahenditega vaadata, millega sul seda tekstuuri annab sinna teha, et alguses tegin matiks nagu köögipaberiga. Ja siis teed veel mingisuguse rulliga, teed mustrid peale. Tead, aga kui ma isegi katsun seda, see nagu täitsa nagu nahatekstuur on täiesti. Sest see uskumatu, jah? Ja siis on võimalik ka täiesti läikima näiteks suhkrumass ajada, et selle triikrauaga lased seda kuuma auru peale ja siis on läikiv. Nagu umbes selline või siin? Jah, täitsa selline. Kas musta värvi saavutamine kondiitrile jaoks siis nii-öelda tordis, see ei ole keeruline või? Neid suhkrumasse on värvilisi müüa, et ma arvan, et endal ei tasu üldse vaeva näha, et neid värvima hakata. Nii et täiesti nii-öelda must selline... Täitsa must on olemas, punased, sinised, et selles mõttes värvivalik on iga lai. Aga ma mõtlen, et kas annaks ka teha sellise sametisema, nagu siin on selline karvane? Kindlasti annaks. Jaa, sellega on vaja natukene vaeva näha. Kui sageli sa selliseid ikkagi tegema pead, ma ei tea, kui tuleb, et tehke palun mulle kotikujuline tort.
harva, sellepärast et see ei ole odav lõbu. ahah, okei. Aga see tort ise seest on mis täpsemalt või? ma tahtsin küsida, et ega te ei tee ju mingeid kompromisse, et see peab olema ju ikkagi ka söödav, maitsev ja hea. Ja see on küpsisetort. On või? Jaa. Okei. Klassikaline, ja. Ehk siis menüüs on meil täna hommikul Gucci küpsisetort. Tahaks neid proovida siit kohe nurgast, kas ma võin või? sellest siin Taldrit ei toodudki täna. Nii. igal juhul ma pean veel kord tunnistama, et ma olin veidi skeptiline, kui räägiti käekoti tegemisest. Ma arvasin, et see on tegelikult ikkagi selline liiga keeruline ülesanne võib-olla, aga tuleb välja, et ei tasu tänapäeva kondiitorid ikka üldse alahinnata, väga lahe. Ma pean tõesti Diana tunnistama, et ma reaalselt ikkagi kaalusin ka selle vahel, sest et vaata, selle kuju on ka midagi, mida saab nagu kenasti ja järgi aimata, eks ole. Et keerulisem on hakata nende detailidega juba mängima. Aga see tõesti see kett, mille mina vaatasin, et see on raudselt tehtud mingi suhkrumassist, see on kuidagi hoiab veidralt. Kas muuseas oleks teoreetiliselt võimalik ka mõelda välja mingisugune söödav aine, millest teha sellist keti imitatsiooni? Saab suhkrumassist täpselt samamoodi kettiga teha. Igal juhul meie oleme küll väga tänulikud, et sa selle väikese hullu eksperimendiga olid nõus kaasa tulema ja ma tõepoolest usun sinu sõnu, Diana, mis ütlesid, et väga raske on sulle välja mõelda ülesandeid, mida sa ei suuda täita. Nii et põnevaid ülesandeid sulle edaspidiseks. Suur tänu.